Rihmadega kinni, paneme rihmi põld ja nüüd sa kujutad ette, eks ole, et siin see luukere seisab, kellest ma sult räägin, see on mees. Mees seisab, jah? Nii. Nüüd enne, kui ma hakkan teile loengut kõnelema, ma ütlen teile, et eestlased lähevad loengu käigus väga närvi, kui loengu pidaja ei oska essi õigesti öelda. Sest essi kuulates sa lähed närviliseks. Aga kallid kuulajad, mina ei oska ka ärri õigesti öelda. Sellepärast kuulake rohkem ärri, siis ei lähe essu peale vihaseks. Meesteklass. Üldine iseloomustus. Mehed on arengutasemelt selgruugsete alamõimkonna kõige kõrgem klass, mis on jagunenud abielus ja vallalisteks meesteks. Fülogeneetilises arengus on nad oma kunagised võistlejad vallalised kõrvale tõrjunud ja neist kaugele ette jõudnud. Elades tänapäeval peaaegu kõikides biotüüpides, nii suvel vees kui talvel maismaal, moodustavad nad kogu looduse biomassis naiste poolt märgatava osa. Ja on kaasaegses elus ülisuure tähtsusega. Ka nende tähtsust naiste elus ei saa alahinnata. Millised on kõige olulisemad eelised või tunnused, mis neile sellise arengutaseme on võimaldanud? Niisuguseks tunnuseks on tugevus, kui sa näed siin biitsepsid. Homiotermsus, ma pärast räägin, mis see on. Ratsionaalsus, otse kohesus, näkku makku. Viievarbalised jäsemed, hammaste eristumine. Äkki YouTube. Ja suur ajupoolkerade areng. Kallid inimesed, see, mis te igapäevaelus näete meeste ja naiste erinevustest väljaspool, see on kõige väiksem erinevus. See, et naistel on rinnad ja meestel nokkus, on kõige väiksem erinevus meeste ja naiste vahel. Kõige suurem erinevus on pea. Uudis! Pead, kus meestel on ajust lohk. Seal meestel on muu. Ja meestel on 40 juhet vähem seal sidemete vahel, mis neid seoseid tekitab. Eks sa oled elus märganud ju küll, eks ole, et mees, sa ütled meil, mine poodi, too või saia piima. Ütled 3 asja, ta tuleb tagasi 2 on toomata. Kui sa annad nimekirja kaasa, siis ta toob 2, sest ta ei näinud neid riiuleid, kus need on. Naine ja ütleb, ja mees läheb metsa, ma ütlen, mees läheb metsa. Ta läheb ühte metsa. Tal on 1 püss, ta läheb ühte siga ja ta toob saagi koju. Ja ta on 1 teo teinud. Aga naine samal ajal, eks ole, taab nüüd lapse magama, pesu, likku, koolib, kartuleid annab mehele vastu pead, läheb, keerab koogi ringi, eks ole, ta on mitu tasja korraga, ei ole probleem. Ma pidin seletama seda, mis homiotermsus on. Homiotermsus abielus meestel on konstantne ehk püsiv ja vallalistel kõrge kehatemperatuur. Homiotermsus eeldab pidevat soojuse tekkimist ja säilitamist, mis puhul abielus mehed on eelistatud olukorras. Need on kaisus, kogu aeg on soe. Soojuse säilitamiseks on meestel kujunenud ikka lugate.
kellel pole midagi. Mõnel on rikkalik kaevukate kujunenud, jah. Nii, juhul kui kaevukate on sekundaarselt kadunud, asendab seda rasvkoerikas alusnahk. Ei, see oli kadul. See oli kadul, ma käisin jahimeeltel rääkinud. Mett. Hammaste eristumine meestel aitab palju kaasa otstarbeka toidu mitmekesiseks kasutamiseks. Võimalus oma saaki ära süüa osade kaupa oli eelduseks, et nad võisid hakata toituma sellest, mida antakse. Toidu suus hoidmine ja mälumine sai võimalik seetõttu, et tekkisid sisemised ninaavad ehk koaanid. Need nihkusid neelu piirkonda. Tekkis teisene kõva suuragi. Näärimisel liigub alalõuk külje suunab. Ei, see oli jänesel. Nii, kõrv. Meeste kõrv, eks ole. Meeste keskkõrv on täienenud 3 kuulme luukese võrra jalusvasad ja alasid. Naised, pange tähele. Kui mõni mees teid ei kuule, siis taguge selle vasalaga sinna alasikese peale nii kaua, kuni nad lõpuks kuulevad. Aga tegelikult on asi väga nukker. Selles mõttes, et kaasaegsed uuringud näitavad, kui emal on ebameeldiv hääl ja ta ootamatult karjatab lapse peale, eriti poisi peale. Ja kui ta 2 kuud karjub, laps paneb kuulmistõkke ja ta enam ei kuule. Ema küsib, kas sa ei kuule, et ma sinuga räägin? Ta kuuleb, aga ta ei kuula. Ema karjus 2 kuud. Lasteaia kasvataja naine karjub 2 kuud. Õpetaja naine karjub 2 kuud, 6 kuud ja siis ta võtab naise. Ja naine küsib, kas sa ei kuule, et ma sinuga räägin. Kujutad ette ja... Nii, mis puutub meeste sarvedesse, siis puhtal kujul need pärisarved on ainult abielumeestel ja kuluvad vaid naise vanuse kasvades. Enamikul meestel koosneb kate kaesugustest karvadest. Pealis ja aluskarvadest. Pealiskarvad on pikad, jäigad, õredad ja asuvad peal. Aluskarvad ehk vilkarvad on lühemad, piemed. Asuvad kuskil allpool. Aga nüüd võtame need meeste silmad. Meeste silmad on mõõpsed lihtsäsitusega. Kõige paremini näevad on nendega naissoost isendeid. Kõige suuremad silmad leiame meeste näost siis, kui mõni naine neid ei näe. Sellisel juhul on nende silmad augudel asetavad üksmed nukrad suunatud allapoole ja löövad taas sarakile öisel ajal. Paljud mehed, eriti vallalised, on toiduvaeste aastaaegade kohanemiseks, üleelamiseks kohanenud taliunne langemise teel. See oli ka karu. Kadu. Mehed on üldiselt kaines olekus tallul kõndijad. Hava puudub. Nii. Ja see, et... Nii. Et kui mehed on rändava eluviisiga,
siis nad söövad nagu toidulauad tühjaks, vaeseks ja tekitavad märgatavat kahju ja rändavad edasi. See oli metssiga. Metssiga, jah. Meeste arengus ehk evolutsioonis on põhiliseks surevust tinginud teguriks mitte toidupuudus, vaid nende ennast hävitamine mõlemast otsast korraga. Ka on meeste eluiga naiste omast 10 aastat väiksem, sest naised ei pea elama naistega. Nüüd tänapäevased uuringud näitavad, et neid päris isaseid, neid maskuliinseid, no isaseid on üldse populatsioonist 3%. Ülejäänud on kas mees-naised või naismehed, eks ole. Ja nüüd ma mõtlen, ja mõni hakkab ju kohe homuks, sellest ei saa ju ka mees. No et miks ma vanad ütled, kolene, kust ma võtan? Mõni hakkab kohe homuks, eks ole, isaseid on vähe ja siis sõjaväekõlbulikke on 44% üldse. 46 ei kõlba. Ei kõlba. Mis ei kõlba? Mis sa tead, et ei kõlba? Ja siis on väga suur hulk noori mehi on naiste vihkajad. Miks on naiste vihkajad? Sa kujutad ette, naised kasvatavad ju seda poissi, eks ta on siuke väike, kõik armastavad. Vanaema armastab suured rinnad, armastusest väikse poisi rindade vahele, eks ole. Ema armastab suured rinnad, surub oma taisa-ingata, eks ole. Tädi armastab, surub taisa-ingata ja tal tekib rinnavoobia. Voobiaga enam naist ei võta. Ei võta ja siis see on, no kui me ei hakka eestlasi venelasi praegu võtame, see on mul järgmist loengu teema ja seksuaalküsimused tulevad edaspidi loengus. Aga tegelikult on tõesti sedavisi, eks ole. Mehed võtavad nii äkilisi ameteid, eks pooled surevad maa ja ma olen niisugune altruistlik inimene, ma saan oma taimedega ka ja nüüd toime, mul tuleb vaja teised meest ära kammata ja kui sa võtad teise mees, sul tuleb kasva peale ja ma ei tea ka. Oota, kas